külalised, konverentsi liikmed, aukülalised, esinejad, kolleegid, head sõbrad. Ma palun vabandust, et ma ei saa kohale tulla, kuna töögraafik jooksis kokku, aga ma teile näitan seda ja räägin teile seda, mida ja miks ma teen ja kuidas ma teen ja millisesse tulevikku me jõuame. Ja siin on Tallinna Kunstikooli 0 korrus. Täis baas, kõik rohv on seinalt maha võetud, et emotsioon saaks tekkida emotsioon loovuseks. See on nagu ürg, see on nagu muinasaeg, see on viikingi aeg, see on tõeline Eesti, see on tõeline hinge seest välja kiskumise koht. Siin on keraamika, klaasehistöö, jälle keraamika koht, vormiõpetus ja see ruum jääb nagu tühjaks. Selles mõttes, et tähendab, et põhiline disaini element on paekivi, meie rahvuskivi. Ja kui te lakke vaatate, siis te laes näete hästi palju huvitavaid juhtmeid. Need on kõik otsad nendeks, et kuhu külge tulevad kas heli, videotehnika näitajad, et tähendab siit ruumidest või tervest sellest majast on otse tee maailma. Tähendab, et otselülitused, tunniplaan on internetis üleval, samal ajal me saame müüa tunde, samal ajal me ostame tunde, samal ajal, ütleme, füüsiline kohalolek ei ole rohkematele õpilastele võimalik kui 500, aga võimekus kool teenindada kaugõppe vormis on kuskil 2500–3000 ja samal ajal ükskõik milline Eesti kool, eriti praegu õpetajate puudusel, saab siit osta või vahendada või kaubelda või liituda valikainete tundidesse või ükskõik kuhu. Tähendab, et kooli ainukeseks no limits on see paroolsõna, aga tegelikult ainukene piir on kujutlusvõime, sest kõik asjad on võimalik siin teostada algusest lõpuni. See on siin esimene korrus, mis võtab teid vastu, kui te siia majja sisse tulete. Ja siit samal korrusel käib kogu selle maja, kogu selle masina, kogu selle tööriista juhtimine. Ja siit te näete juhtmete otsi, kuhu külge tulevad kõik juhtimisseadelised, mis on seotud nii heliga kui videoga, kui ülekannetega, kui kõikide muude asjadega. Neid ei olegi nii väga palju, eks ole. et selle kohta ma saan öelda, et tere tulemast 22. sajandisse. See oli võimalik, mis kunagi tundus unistusena, see on võimalik. Nii et siia saavad liituda munitsipaalkoolid, riigikoolid, tavakoolid, huvikoolid, lasteaiad, kõikide kohta on õppekavad olemas ja nii et põhimõtteliselt me oleme nagu hästi suur võimalus õpetajate puuduste lahendamiseks ja samal ajal antidepressandiks keerulises maailmas, kus on meil vaimne vägivald hommikust õhtuni ja kuidas me saame inimesi ravida. Nüüd jõudsime teisele korrusele. See on aktuse saal. See on koht, kus kohta jookseb kokku emotsioon. Siin on lava, mis on varustatud kõiki parameetrid arvestades helitehnikaga. Tähendab, et HD, kõrgemat taset ei ole võimalik muretseda kuskil. Mikrofonid, võimendused, kõik on sisse ehitatud ja kõik on statsionaarne. Siit me saame otse ülekandeid teha ükskõik kuhu ja samal ajal võtta ükskõik kust otse ülekanded vastu ja reprodutseerida neid kas seintele või kuskile mujale. Tähendab, et kuidas ma selle ütlen, see on aken, mitte aken, vaid peenikene juhe maailma. Ja nüüd, kui on võtta veel tehisaju või tehisaru, siis järelikult ta suudab murdosa sekundiga tõlkida ükskõik millisse maailma keelde eesti keele. Nii et meil on väga tugevasti ettevaatav tegevus. Ja tähtis on see, et koolid saavad siit õpetajaid, valikaineid. See maja töötab 7/24 pluss laupäevad, pühapäevad, kontserdid ja kõik muud asjad, mis me saame kõik siin korraldada. Nii et ta ei ole mitte ainult Tallinna Kunstikool, vaid ta on punkt, üks väikene punkt gloobuse peal, aga terve gloobus on meie käes.
Vaimne tervis on meile tähtis. Ja siit lähebki taevatrepp, mida ma ise seda nimetan niimoodi, et tähendab, see läheb vaikuse tuppa. Ehk see tähendab, see on 3. korrus, mis siia majale ehitati, mida mitte kunagi pole olnud. Siis me saime katust natukene tõsta, et inimene saab seal relax olla, kas olla teistest eemal või minna teha oma diplomitöid, teha omal joonistusi, maalimisi, milleks on tal väga üksi tarvis olla iseendaga ja tööriistadega, iseendaga, oma lõuendi ja pintsliga. Aga see on jälle, tähendab, et seda võib otse üle kanda ükskõik kus kohas, sest kui te vaatate jälle lakke, igal pool on juhtmed ja otsikut ja valmisolekut ükskõik milliseid audiovisuaalseid vahendeid lülitades, mis on kõige kõrgema resolutsiooniga, kõige kõrgema puhtusastmega, nii et millest, nagu keegi ütles, hästi palju piksleid, hästi väikese ruumala peal. Siin on 3-süsteemne ventilatsioon, me jõudsime katuse korrusele. 3-süsteemne ventilatsioon, mis tagab 3 erineva kiiruse õhuruumides. Õhk on õhutemperatuur ja õhuliikuvus on automaatne koos hapnikumõõdikutega. Need akned lahti tegema ei pea ükskõik kui palju külma või kuuma väljas on. Toas on kogu aeg 19–21 kraadi. Nii et siin on agregaadid pool katusalus, on need agregaate täis. Aga siin on siis relax tuba. Seda siin ei ole ka kunagi olnud, seda ma nimetan nagu enda leiutiseks. Ja siit läheb ka vaateplatvorm ehk tuletõrje väljapääs, nagu öeldakse, aga tegelikult on see, kui ilus päiksepaistine ilm on, siis lapsed saavad siin peal olla ja teha. Nii et kõik probleemid, mis vähegi hariduses saavad tekkida, saavad siit lahendatud ja nad saavad siit edasi mindud ja edasi viidud järgmise astme peale. Jah, paistab, et mitte midagi ei ole võimatut. Et ära ole ainult arg ja unisse suurelt. Ja mis kõige hullem lugu, ainuke asi, mida sa kaotada võid ja mis kunagi tagasi tule, on oma au. Aga oma au kaotada ei tohi ja oma unistusi kaotada ka ei tohi. Ja siia tuleb siis monumentaalskulptuuristuudio, see on ainulaadne, mis üldse olemas kuskil on, nii et kui suured mõtted on, siis suured mõtted saab siin realiseerida ja teha seda kõigi käes olevate hetkede parimate tööriistadega ja parimate mõtetega ja parimate ajudega. Nii et tuleviku tööriist, mida ma teile näitasin ja mis hakkab teenindama nii munitsipaalkoole, täitma kõiki auke, mis vähegi tekivad haridusstruktuuris. Antidepressant on kõige tähtsam, see meie vaimne tervis, et kõik see saab nagu siin paika pandud, et kuidas ma teile ütlen, me oleme valmiks selleks ja me oleme nõus üle oma varju hüppama ja me teame, et me suudame seda. Nii et olge teiegi valmis, et see, mis tundub äärmiselt loll, see ei pruugi loll olla. Ei ole ühtegi lolli mõtet, mida ei maksa arutada. Lolli teie arvates või kellegi teise arvates. Jõudu ja jaksu teile, head konverentsi ja ma armastan teid.